Tervist ja tere tulemast kuulama Tartu Ülikooli eetikakeskuse taskuhäälingut Eetikakeskustelu. Mina olen Mari-Liis Nummert, Eetikakeskuse väärtuskasutuse kooli ja lasteaia projektijuht. See kalendriaasta on kooli ja lasteaia inimestele toonud palju ootamatusi ja nõudnud kiiret kohanemist. Vahepeal justkui näib, et muuks kui oludega kohanemiseks aega polegi. Aga just seetõttu on oluline kõneleda ka millestki muust kui parasjagu toimuvast. Näiteks siis hariduse pikast vaatest ja meie pidevalt muutuvast rollist, ülesannetest. Viimastel aastatel on sündinud pikaajaline vaade Eesti haridusele aastani 2035. Nii haridusvisioon kui haridusstrateegia 2035 üheks põhiideeks on see, et meie koolides ja lasteaedades töötavad õppivad professionaalid, kes neid muutusi, mis seal kirjas on, eest veavad. Ja täna räägimegi sellest peamiselt õpetajad silmas pidades. Õppiva professionaali kohta öeldakse haridusvisioonis järgmist. Õpetaja on õppiv professionaal, kes valdab nüüdisaegseid teadmisi õppimisest ja õpetamisest. Töötades erinevate õppimise keskkondades, on õpetaja võimeline iseseisvalt ning koostöös kolleegide ja lapsevanematega hindama ja otsustama, kuidas oleks parim igat õpilast toetada ja arendada. Õpetaja on ka üha enam väärtuskasvataja, kes suhtlemise, meetodite valiku ja muu sellise abil kujundab õppija hoiakuid teadlikult. Ta arendab õppemetoodilisi vahendeid ja hindamisvahendeid, et teadmiste sisu kõrval saaks keskenduda ka oskuste ja väärtushoiakute kujundamisele. Ja õpetaja töö fookus liigub enam õppijate juhendamisele, infovalikute ja tegevuste suunamisele ning tagasi ja edasi sidestamisele. No vot selline ilus deklaratsioon on mõlemas dokumendis. Aga kes siis aitab õpetajal õppivaks professionaaliks kujuneda? Kuidas see aset leiab? Muutuvas haridussüsteemis on selles keskne roll just kooli ja lasteaia juhil ning juhtkonnal. Ja kellega veel parem oleks seda teemat lahti harutada, kui meie enda hea kooli ja hea lasteaia ekspertide seltsis. Meiega on täna Kilingi-Nõmme gümnaasiumi direktor Erli Aasamets, Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi õppekvaliteedijuht Anna-Liisa Blaubrück ja Rannamõisa lasteaia direktor Margit Toomlaid. Tere! Tervist! Tere! Tervist, eksperdid! Ma võib-olla alustangi kohe sellest samast mõistest endast. Mulle tundub, et need ideed, mis jäävad paberile, võib öelda, nad jäävad deklaratiivseks. Et seda olulisem on need head mõtted enda jaoks isiklikult igas koolis, igas lasteaias ära sisustada, nii-öelda elustada need ideed. Aga alustamegi sellest ideest endast. Kes või mis on õppiv professionaal? Kuidas teie ise seda ideed sisustate ja kuidas te näiteks räägiksite sellest ideest või selle idee olulisest oma kollektiivis, näiteks õpetajatele? Ma teen siis kõige kärsitumana otsa lahti, kuni teised oma mõtteid koguvad. Ma arvan, et õpetaja amet on selline, mis kätkeb endas nii või naa arengut ja arendamist ja õppimiseta olla õpetaja oleks väga silmakirjalik, sellepärast, et õpetaja on eelkõige eeskuju ja ta võiks olla ka eeskuju enesearenga ja enese nii-öelda täiendamise kontekstis, et ei saaks olla õpetaja toetudes alati ainult sellele, mida kunagi sai õpitud, sellepärast, et maailm muutub kindlasti kiiremini, kui isegi täiendkoolitused või ülikoolid jõuaksid järge pidada, et seetõttu õpetaja peab ka ise olema uurija ja ise täiendama, lugema, kõike tegema, mida vaja, et püsida nii-öelda kannul. Erli, Margit, mis te arvate, kuidas te oma meeskonnad seda mõtet sisustaks või kuidas te praegusel hetkel seda mõtet sisustate? Ma julgen arvata, et teatud kontekstis on see meil juba tegelikult ju sisustatud ja kas nüüd täna sellel aastal, kui see 35+ on saanud juriidilise dokumendina heakskiidu, on võib-olla viimane hetk selle üle üldse arutleda. Tegelikult need suunad on tulnud ju sinna arengudokumenti sisse vähemalt
3-5 aasta uuringute ja kogemuste baasil. Ehk need organisatsioonid, mis on ikkagi mitmeid aastaid juba sellele keskendunudki, et õpetaja areng on koolis sedavõrd kesksel kohal, et muidu me õpilasteni ei jõua, siis nendel organisatsioonidel ilmselt see ei olegi väga suur üllatus. Täpselt need samad asjad, mida Anna-Liisa juba mainis. Tuleb luua võimalused, tuleb õpetajal anda autonoomia. Hea, kui tal on olemas sisemine motivatsioon, on asju, mida saab ka väliselt toetada ja ta peab käima kaasas tänase ühiskonna muutustega, arengutega, ütleme siis niipidi. Ma siis natuke intrigeerin võib-olla, et äkki arutame lahti, et mida me praegu üldse nagu räägime, kas õpetaja areng on selline professionaali areng või ütleme üleüldine intellektuaalne areng. Et lugesin sel suvel hästi ägedat raamatut Hans Roslingu Faktitäius. Olete keegi lugenud seda? Väga äge raamat ja seal ta tõestas ju väga põhjalikult ja mitmekülgselt ära seda, et tegelikult enamike inimeste, kaasa arvatud õpetajad, kaasa arvatud isegi teadlased, meie sellised üldteadmised on jäänud sinna tasemele, kus me koolis käisime. Kellel 90-ndatesse, kellel 80-ndatesse, mõnel isegi 70-ndatesse. Ma tegin selle Faktitäiuse raamatus oleva 13 küsimusega testi oma õpetajate hulgas ka läbi. Ja üllatust, meie oleme maailmaharidusega 2 aastat lähedalt kokku puutunud ja meie ületasime keskmise tasemest selles valdkonnas. Aga kõik ülejäänud minu tuttavad ja sõbrad, keda ma praegu nii-öelda testin, on tegelikult ikkagi täitsa nukras seisus. Et tegelikult on see enesetäiendamine hästi oluline ka maailmavaatelisest seisukohast. Ma ütleks, et see on äkki kõige peamine. Et vaadata seda nii-öelda õppiva professionaali nagu väljakutset natuke laiemalt kui ainult professionaalsete oskustega seonduvalt sa mõtled? Just nimelt sellepärast, et kui me hakkame rääkima õpetaja pädevusest ja õpetaja arengust, miks õpetajat vaja on, sellepärast, et noori ja lapsi, eks ole, siis me peaksime kõigepealt alustama sellest, et milliseid noori ja lapsi me näha tahame. Et kas saab õpetaja õpetada sellist sotsiaalset intelligentsust ja koostööd, kui ta ise tegelikult neid oskusi ja pädevusi ei valda. Et võtame järgmise raamatu. Ma olen viimasel ajal palju raamatuid lugenud. Ma olen muidu Krimka huviline, aga sellel aastal on nagu selliseid huvitavaid teisi raamatuid ette juhtunud ja Michael Fullani Kõik koolid said vist selle sügava õppimise raamatu. Hästi äge raamat. Seda ma olen nüüd ka mitu kuud edasi-tagasi lappanud ja seal on toodud välja need uued pädevused, mida tegelikult inimestelt oodatakse ja Maailma Majanduse Foorumi 2020. aasta uurimus on ju toonud, eks ole, sellised pädevused nagu probleemide lahendamine, kriitiline mõtlemine, loovus. Küsime, et kas meie õpetajatel need oskused on? Et üks asi on jah see, kui ta oskab metoodikat, lasteaias ütleme praegu lööb lained Reggio Emilia, tuleb tagasi Montessori, need on sellised kitsad metoodikad, aga kui õpetaja ei suuda teha oma kolleegiga koostööd või ta ei leia aega või ta ei pea seda vajalikuks või tegelikult tal puuduvadki nii-öelda kuulamise ja koostööoskused. Ja kui ta peab loovuse all silmas ainult seda, et kas ta oskab paberist hästi ägedaid ruumilisi asju välja lõigata, aga mitte ei kaasa sinna disainmõtlemist või mida iganes, siis on see ka nagu väga ühekülgne võib-olla. Võib-olla seda õppiva professionaali nagu mõistega, see on mingil moel nagu paradoksaalne, sest et see mõiste ise on muutumises, et me ei saa kindlasti öelda, et 3 või 5 aasta pärast see, mida me peame õppima selle jaoks, et olla laineharjal, olla pädevad oma valdkonnas töötama, et see ei muutuks samal ajal, et see on see muutuv mõiste. Ja võib-olla teistpidi saaks nagu väljakutse esitada sellele samale ideele, et kas õpetajad juba praegusel hetkel pole õppivad professionaalid. Me ju pidevalt täiendame ennast.
täiendame ennast ka enne seda, kui see deklaratsioon on tulnud või koolijuht või lasteaiajuht teeb pidevalt sellega tööd, et üks tema kollektiivis töötav õpetaja seda teeks. Mis te arvate ise? Loomulikult on nad praegult ka, aga väga määrav on ju see, et mida ta siis praegult õpib. Ja kui see 35 võtta natukene laiemalt ja avaramalt lahti, ma omakorda Margitile viskaks nagu õli tulle, muidu ei ole ju diskussiooni. Et võib-olla need majandusfoorumi asjad ja ma ütleks, meil on isegi võib-olla mõned asjad jäävad täna jalgu. Kui me vaatame 10 aasta peale, kui me võtame 35 niimoodi sügavamalt ette ja koolijuhina mind väga huvitab näiteks, mis on viimase 50 aasta jooksul juhtimisalal muutunud, kui palju on tulnud sisse juhtimisse valdkondi, väikseid sektoreid, mida 10 aastat tagasi üldse juhi, on ta siis pädevuskompetents juures ei vaadeldud. Ja täpselt sama teema tuleks võtta ka õpetajate puhul, koolitöötajate puhul ette. Jah, nõus, koostöö on praegusel hetkel kindlasti kõikide asjade alus, aga ega maailma praktika siis praegult, mis OECD kaudu tuleb ja ega need ei ole ju nii-öelda põõsa tagant leitud, seal on uuringud taga. Tagasisidestamise kirjaoskus, väga huvitav termin tuli, mina jõudsin selleni alles sellel aastal, või siis digitaalne, mitte kirjaoskus, vaid digitaalne sisuloomeoskus. Need on mõned näited. Ja kui me võtame nüüd õpetaja rolli muutust, siis minu kindel seisukoht on see, et aine pealt tuleb õpetaja pädevused, tema kompetents, tema tööroll läheb palju rohkem suhete peale ja julgen öelda ka seda, et koolis on praegu head tulemused saavutanud need õpetajad, kellel on liidri eeskujuks olemise tahe ja ka juhtimise oskus. Õpetaja muutub järjest rohkem juhiks. Ma olen hästi Erliga nõus praegu, et minu arust ka see gümnaasiumi poolt vaadates, ma kujutan ette, et seal lasteaia poole peal on seda metoodilist, didaktilist oskust tunduvalt rohkem. Gümnaasiumiõpetajad on erialaspetsialistid, mistõttu mina küll, olles ise kasvatusteaduste taustaga, ei saaks öelda, et mu kolleegide metoodilised või didaktilised oskused oleksid nii arendatud või nii heal tasemel. Ja see ei ole üldse nende süü. See on ikkagi ettevalmistuse küsimus. Ja nad ei toetu sellele, mida nad mitukümmend aastat tagasi õppisid. Kaugel sellest, need täiendkoolitused on küll didaktika võtetega, kuid siiski meil ei ole kuskilt võtta nii häid didaktiliste täiendkoolituste andjaid, nagu üks tegevpedagoog vajaks. Sellepärast, et kui Tartus on isegi hästi, me saame Tartu Ülikooli pöörduda, aga sealt vastatakse meile ka, et meil ei ole nagu, kuidas ma ütlen, et need, keda meile pakutakse, ei ole meie jaoks siin täna piisavad. Seda on küll halb öelda, aga need parimad professionaalid on ülikooli enda õppejõudude õpetamisel sedavõrd hõivatud, et me ei saa neid kooli. Ja selline metoodika valdamine on ikkagi lasteaias tunduvalt parem, ma ütleks. Ja mida õpetaja vajab, millest me rääkisime siin selle koostöö arendamise osa pealt, et mida individualistlikumaks läheb ühiskond ja seda on viimase 10 aastaga juhtunud, seda rohkem hakatakse karjuma selle peale, et me vajame koostööoskusi. Tegelikult see ühiskond ju liigub individualismi suunas ja õpetaja, kes on tulnud koostööühiskonnast, tegelikult praegu kui keskmist vanust vaatame, siis me oleme tulnud ju kollektivismist, mitte individualismist, et nemad suudavad seda koostööd küll teha, kuid kas see on ikkagi see, mida see laps tänapäeval vajab? See on see, mida meie arvame, et ta vajab. See, kas ta 10 aasta pärast seda vajab või vaja, me ei oska täna öelda, sest andke andeks 10 aastat tagasi, me ei kujutanud ette, et me istume niimoodi Zoomis ja räägime siin sellistest asjadest. Et mina rõhuks pigem sellele samale digisisuloomele, meediapädevusele, digipädevusele, sellele, mis on tulevikutehnikad, mis on nagu tulevikuoskused, sellepärast et
kui me Darwini juurde tagasi läheme, siis tegelikult jäid ellu mitte tugevad, vaid need, kes kohanesid ja need, kes koostööd tegid. Ja inimesel on see arvatavasti genoomis tegelikult olemas, et ta ei ole üksik hunt. Me oleme ikkagi karjaloomad, et see koostöö tegemine tuleb paraku ellujäämisinstinkti pealt ka, sellepärast, et kui ei oska, siis ikka ju küsid tegelikult ükskõik siis kelle käest, olgu siis ema käest või koolis õpetaja käest, aga seda liidriks olemist ja sellist juhendamist, vot seda ongi siis vaja. Ja siin olen ma nagu Erliga hästi nõus, et küsimus ei ole, mida me õpime, kas me õpime seda individuaalselt või me õpime seda raamatutest või täiendkoolitustest, vaid läheme puhtalt isiksuste peale, kes suudavad kohaneda ja enda järel tegelikult sokratlikult vedada seda kampa. Nüüd on siin praegu üles kerkinud päris palju selliseid olulisi asju, mida see praegune ja see tuleviku valmis õpetaja võiks osata, et ühtepidi see, et ta võiks lisaks oma sellistele metoodilistele oskustele ka kuidagi intellektuaalselt selle ajaga kaasas käia, millele Margit tähelepanu juhtis. Ja Erli ja Anna-Liisa rääkisid nendest juhtimisoskustest ja Anna-Liisa tõi selle sisse, et kui me kõik siit ära võtame, et siis see baasasi on see, ütleme, koostööoskus ja abipalumise oskus ja teineteisele nagu toetumise oskus, võib-olla sellised nagu, ütleme, sellised üldised sellised sotsiaalsed pädevused. Mul on selline tunne, et kas pole, et muutumisega on nii, et muutumine niikuinii toimub. See on paratamatu, eks. Et iga päev muutud ja iga õppeaastaga muutud professionaalina mingil moel siiski. Aga küsimus on võib-olla sellises teadlikus muutumises, et kuhu poole ma muutun. Et kui neid variante on nii palju, et kui ka mina olen õpetaja näiteks, et kui ma mõtlen sellele, et ma peaksin, ütleme, korraga tegelema nii koostööoskusega ja näiteks selle digitaalse sisuloome oskusega ja võib-olla ka mingit oma didaktiliste oskustega selle aine õpetamise juures ja veel mõtestama seda, et kuidas mu tagastekirjaoskus areneb, et siis ma ei teaks, kus kohast kinni hakata, millega pihta hakata. Kas teie kollektiivis olete ka olnud mingi sellise tõkke ees, et õpetajad justkui tahavad areneda, aga täpselt ei tea, kuhu poole ennast nagu lahti rullida? Aga kui me räägime praegu, et laste puhul tuleb tähelepanu alla võtta individuaalne õpitee, siis kust me võtame selle mõtteviisi, et õpetajate puhul ei tule täpselt seda sama rakendada. Üldised niisugused niinimetatud koolitused, eks ole, 4 tundi vaadatakse koos slaidikava ja sügisel ja kevadel imestatakse, et miks see asi jälle nüüd niimoodi läks ja need ei toimi. Neid ei ole ju mõistlik enam teha, siin ei ole vaja rääkida PISA-st või TALISest, mis seda kõik uurinud on. Ehk tegelikkuses tuleb ju koolis õpetajale, ütleme koolitöötajale, samasugune personaalne kasvuprogramm, miinimum räägime 1,5 aastat oma eesmärkidega, tugimomentidega ja nii edasi. See tuleb valmis töötada, disainida ja see peab lähtuma igast õpetajast, tema tänasest baasist, tema hea kui ka huvidest saab lähtuda tugevamatest, nõrgematest külgedest. Mis siin siis keerulist on? Ei olegi keerulist. Mina tegelikult olen sellise lähenemisega olnud praktiliselt 16 aastat, mis ma olen lasteaeda juhtinud ja olemegi nagu oma sellise töökultuuri iga individuaalse persooni tugevusele üles ehitanud, mis tegelikult on selles mõttes ka nagu jätkusuutlik, et inimesel on nagu siht ja oma isiklik eesmärk ja oma isiklik vastutus nagu oluliselt suurem, mille peale ta saab siis oma pedagoogika kõik üles ehitada. Aga siin ongi see, et ühel hetkel tekib isegi seal lagi nagu ette ja see koostöö, kui me laiendame nüüd seda koostöö mõistet, siis tegelikult mina mõtlen koostöö all võib-olla isegi eelkõige seda, et ma saaksin nagu oma endale õpipartnereid leida. Et ma saaks professionaale, kas lastevanemate hulgast, muuseumiharidusest
kust iganes, et ma loon nagu sellise võrgustiku, pluss veel tänapäeval me ei saa, eks ole, nendest sotsiaalpedagoogidest, psühholoogidest, logopeedidest ka üle, et samas ei ole nad ainult nii-öelda toetavad, erivajadust toetavad või väga kitsa spetsiifikaga tegelased, vaid tegelikult saab ju tegevusterapeute kasutada ka täiesti tavaliste laste tegevuste juures. Aga et koostöine õppimine oleks selline laiem baas, mitte ainult seda, et sa jagad oma metoodilisi nippe, vaid sa kaasadki selle lapse personaalse õpitee kujundamisse võimalikult palju erialaspetsialiste ja tegelikult saab seda teha ka juba lasteaias. Ühesõnaga see õpiprofessionaal on nii-öelda sellises õppivas võrgustikus, nagu siin Annaliis enne ka ütles, et need praktikud, keda küll ei ole alati, anda sellisele vinge taseme aineõpetajale. Annaliisa. Ja ma tahtsin vastata sellele Erli küsimusele, et milles siis probleem on. Probleem on selles 1% täiendkoolituse rahas, mida varem oli 3, et selleks, et seda üks ühele õpet teha või sellist didaktilist nõustamist või mis iganes haridustehnoloogialast nõustamist õpetajale vastavalt tema õpiprofiilile, selleks on vaja hoopis teistsugust, ma ei ütleks rahastussüsteemi, sest on ju Innove tasuta koolitused ja õpetaja saab sealt valida ja harida ennast nagu tahab, aga mina Tartus ei tunneta küll, et täna, kui ma olen 18 aastat koolis olnud, mul oleks sealt midagi võtta. Et pigem ma lähen järgmisesse kraadiõppesse ja kogen palju ägedamaid asju. Et minu jaoks on see isikliku õpitee ja isikliku sellise läbi kogemuse õppimise, läbi praktikute õppimise, nagu Margit rääkis, selle takistuseks on pigem nende inimeste ja selle ressursi puudumine. Et ja väga armas muidugi meil saavad ju inimesed omavahel siin jagada kogemusi ja teineteist toetada ja õpetada. See on nagu hästi hea mudel tegelikult kasutada, mis me laste puhul kasutame ka õpetajate peal, et meil samamoodi on ainesektsiooni juht, kes siis iga õpetajaga veab läbi vestlusi ja käivad üksteise tundides ja arendavad ja arutavad ja see on nagu kõik tehtav tegelikult küll, aga see jääb natuke selle ressursi taha siiski, sellepärast et kevadel oleme me ikkagi olukorras, kus vaatame neid koormuseid üle ja pigem need tõusevad kõigil, kui et nad langevad. Et seetõttu tekib see olukord, kus head on nagunii üle koormatud ja need, keda oleks vaja toetada ja aidata, nende jaoks ei jää lihtsalt nii palju ressurssi. Nagu see ei ole etteheide kellelegi, vaid see on pigem selline tõdemus. Võib-olla siin on teatud koolikorralduslikud küsimused mängus. Kui koolis sees oma potentsiaal lasta inimestel avada ja kui ta on saanud personaalsed koolitused, siis võib-olla saab tema olla ju selleks samaks õpipartneriks ja oma koolis ja rohkem kasutada sellist võrgustiku põhisust, mis on praegu olemas. Ütleme ausalt ju tegelikult teatud võrgustikud, mis on koolitatud. Minu teadmist mööda on Tartu Ülikool haridusasutustele mentorõpetajaid koolitanud. Harno koolit on välja koolitanud üle 80 koolijuhi mentori. Sellest leiab rakendust võib-olla praegu 15-20%, ülejäänud on jõude. Ehk siis kuskil on olemas ka sellised koolikorralduslikud momendid, mida saab rakendada. Mina julgen öelda, et meie 30 õpetajast 13 on oma karjäärimudeli loonud kutsestandardi peal, nad on vanemõpetajad, meisterõpetajad, vastavalt sellele on nad läbinud mentorkoolituse Eesti tippkoolitajate juures Fonteses. Meil on koolis sees omad, need ei ole nüüd õpirühmad, aga omad koostööpartneritega 3 grupid, nende töötasud on diferentseeritud, ehk siis kogu sellise õpetaja kui õppiva professionaali kasvutee, see peab olema suures süsteemis ja pildis tervikuna. Me ei saa sealt võtta ühte komponenti, kas see on koolitusraha küsimus, kas see on töötasu küsimus, on see tema tunnikoormuse küsimus. Siin on see suur pilt tarvis korraks koolijuhtidel lahti võtta, vaadata, millised on võimalused ja siis saame alles rääkida, kas on koolitusraha puudus, võib-olla on hoopis millegi muus. Erli, kas sulle teadaolevalt tehakse seda juhtide vahel ka, et niimoodi juhtide enda seas võetakse nii-öelda
kas või seda sama teemat, kuidas õpetaja seda professionaalset arengut toetada, millised on olemasolevad praktikad, et seda võetakse nagu niimoodi võrdlevalt lahti, et saaks ka sellist koolide vahelist nagu õppimist toimuda. Kas nüüd õpetajate tasandil või koolijuhtide tasandil? Koolijuhtide tasandil seda õpetajate tasandi lahtivõtmist. Meil on praegult jaanuaris kavandame Pärnumaal omavahel teha Pärnumaa koolidega ja on seda praktikat ka, kus õpetajate vahetused ja sellised asjad. Aga mis on näiteks Eesti koolijuhtide ühenduse kaudu väga tõsiselt laua peal, see on, kust saab koolijuht asjatundlikku tagasisidet. Ja ma tean, et see ei ole nüüd populaarne, mis ma ütlen kolleegide hulgas, aga esimene küsimus tekib tegelikult selline, et kas koolijuht tahab saada tagasisidet. Kui me räägime ettevõtlik kool, kui me räägime hea kool, kui me räägime veel erinevaid selliseid koolide arengu toetuseks suunatud programme, Tallinna Ülikool tulevikukool, eks. Kui me neid vaatleme, siis need on ju kõik võimalused kooli juhtkonnal, juhil professionaalseks arenguks ja sealt kaudu saaks ka toetada rohkem õpetajaid. Aga kas seda tahetakse? Ma olen taas Ärlisuga hästi nõus, et siin see sama õpetaja isikliku õpitee küsimus jääb ka, ma arvan, pigem selle tahtmise taha. Ja kohe ütlen juurde, et siin see sisemine motivatsioon ja välimine motivatsioon, kui enam-vähem suudetakse see nüüd õpetaja puhul kokku viia, siis läheb see asi lendu. Siis peab vaatama, et nad jalad ikka maa peal ka hoiavad. Meil on praegu see omapärane olukord, et 30 õpetajast 6 kõrgkooli. Ma võib-olla tulen tagasi korraks ühe teema juurde, millest me alustasime, selle õpetaja individuaalse nagu arengu teekonna toetamine. See nõuab seda, et pidevalt defineeritakse seda punkti või vaadatakse seda punkti, kus see õpetaja parasjagu siis on. Kuidas te oma organisatsioonis seda teete? Mis on teie organisatsiooni praktikad? Sest et ma lihtsalt peegeldan, kuna ma puutun päris palju kokku õpetajakoolituse tudengitega, kes on juba ka koolis tööl või on alustavad õpetajad, et neid on ka palju, siis üks asi, mida ma väga palju kuulen, on see, et minu professionaalset arengut toetatakse nõnda, et kord aastas ma käin arenguvestlusel ja siis mult küsitakse, et kuule, ütle mulle, mida sa tahad teha. See on enamjaolt niimoodi, on ju. Ja siis mida noorem see õpetaja on oma staažilt, seda rohkem ta siis võib-olla seal ülikoolis, seal õpigrupis peegeldab seda, et aga ma ei tea ju, mida vastata. Ma tahan ise kuulda, et mis sa arvad, et mida mul vaja on, et aitan mul kuidagi seda leida. Nagu mõneti see, ütleme, jutustus sellest, et meil on nagu meeletu autonoomia õpetajatel, mis ta ongi ja see on positiivne asi, et see vahepeal on ka nagu selline kahe teraga mõõk, et võib-olla seda autonoomiat on vahetevahel liiga palju ja siis see tekitab sellise määramatuse või kuidas te aitate õpetajal seda nagu lähtepunkti leida ja siis seda pidevalt nii-öelda ümber seletada või? Mina läheks nüüd kohe jälle siia algusesse jõuan tagasi, nii väikese ring oligi tegelikult, et kui õpetaja ise ei tea, mida tema tahab, juht ei saa talle ette öelda, et nüüd sa arened sinna ja tänna, mitte keegi ei saa seda öelda. Olgu nii suur ja lai kui tahes, olgu seal nii palju omale tipptegijaid ja professionaalne, inimene peab ise teadma, mida ta tahab. Ja see ongi, mida laiem on su silmaring, mida rohkem sa tead, kuidas elu maailmas toimub, kuidas elu mujal käib, siis sa tead ka, mida tahta. Aga pahatihti mul ongi tegelikult tunne, et me oleme hästi mugavaks jäänud. Me tegelikult ei tunne huvi. Me käime küll reisidel, aga me ei tunne huvi, kuidas seal tegelikult elatakse. Me loeme suhteliselt vähe, me ei vaata dokfilmi BBC-dest. Tegelikult me ei hari ennast laiemalt. Ja siis me ei tea ka, mida me tahame. Ma olen siin Margitiga nõus, et mina olen, ma ei tea, nüüd see on vist skandaalne väljaütlemine, arvestades, kui paljude koolidega mind saab seostada ainult, et ma olen 18 aastaks, mis ma koolis olen töötanud ühe korra käinud arenguvestlusel juhiga ja ma olen 4. korda kraadiõppes seejuures, et see on kindlasti sisemine motivatsioon, siin ei ole üldse küsimust milleski muus ja kõige karmim, see, mille ma enne tahtsin vihjata, oligi see, et see keskmine iga õpetajaskonnal on selline, et kui ei taha ise ja kui ise ei näe, siis keegi ei saa öelda, et nüüd sa ei oska, sellepärast et kui
minagi, kes ma olen 18 aastat klassi ees olnud, keegi tuleb mulle ütlema, et sa ei oska nüüd õpetada, siis ma küll tahaks nagu vastu hakata kõigepealt. Aga kui ma ise ei tunne, et vot siin on mingi asi, mida ma ei oska, et tahaksin õudselt mentimeetrit kasutada, aga ei oska, eks ju, siis tekib see huvi mulle, et kuidas seda kasutada. Aga kui keegi ütleb, et vot sa võiksid kasutada, siis mul on ju esimene asi, et vaata ise, kus sa saad areneda, mitte mind arendada. Et siin on nagu see sisemise motivatsiooni küsimus kindlasti, aga kuidas meie mõõdame, jõudes tagasi selle küsimuse juurde, et kui arenguvestlused ja õppealajuhataja sisekontrolli need käimised tundides on ju nagunii selline kohustuslik või sihuke elementaarne, üsna triviaalne variant, siis lisaks on neil need ainevaldkonnad, kus nad ise kutsuvad omale külalisi, kus nad ise arutavad eesti keel omavahel, matemaatika omavahel, et kes on need professionaalid, keda nad tahaks kuulda, kus on need grupid, kuhu nad lähevad koos oma valdkonna õpetajatega, need igasugused need suvepäevad asjad on nagu nii, aga lisaks sellele, et kus nad tahavad käia ja kuidas, et me oleme ikkagi välja töötanud selle ainevaldkonna juhtide süsteemi ja toetame neile, et nemad kipuvad olema sellised liidrid, kellest me alguses rääkisime. Ja kui liider on ees, seda on hästi ilusti näha, et kui valdkonda juhib liider, siis kogu valdkond on natukene tema nägu ja on näiteks, kui on selline uudishimulik ja õpihimuline liider, kes käib niimoodi maailmas ringi tahtiste silmadega, nagu Margit rääkis, siis kipuvad seal pundis need õpetajad ka selliseks nagu minema ja hakkavad huvi tundma ja hakkavad korraldama mingeid käike ja vaatama aga kui on ees selline liider, kes pigem on kurb selle üle, et koormus on suur ja palk on väike, siis kipub kogu see seltskond minema sinna jalga, et nii nagu ikka. Kuulge, me oleme kahtlaselt üksmeelel osades asjades. Ma toon välja nüüd selle koha, kus ma enam nõus ei ole. Käis läbi see, et õpetaja või tähendab, ütleme, koolis on töötaja, kes ei taha areneda. Kelle probleem see on? See ei ole töötaja probleem, see on juhi probleem. Ja kas juht laseb sellel mugavustsoonil, see on tema enda mugavustsoon, on ka töötaja oma, kas laseb sellel edasi toimida või ei, see on praegult, miks ma tulen korraks tagasi sellele, mis ma alguses mainisin, et umbes 10-20 aasta jooksul on juhtimise põhimõtted tohutult palju ju tegelikult muutuma. Ja tohutult huvitav on olnud, minul viimane paar aastat näiteks koostöö ärisektoriga, ma olen saanud seal töövarjuks olla ja koolitustel vahetanud ja nii edasi. Et me peaksime ikkagi juhtidena vaatama ka enda otsa, koolijuhtidena. Kui õpetaja ütleb, et temal ei ole põhjust areneda, siis mida juht teeb? Välja juhatavad vestlused, need ei ole lihtsad, aga tuleb ka teha. Ja kooli korralduslikult peab siis juht vastutama selle eest, et ta loob sellise kooli korralduse, kus tal töötajad tahavad tööle tuua. Lühidalt kokkuvõttes, viimane 10 aastat on juhtimise dilemmad tohutult palju muutunud ja tänasel päeval kooli juhtimise juures tuleb neid arvestada. Koolijuhtidel tuleb ilmselgelt palju rohkem osaleda juhtimisalastel koolitustel kui haridusvaldkonna koolitustel. Ja Erli, sa just tõid välja siin selle, et vahetevahel tuleb võtta vastu see keeruline otsus, teha see välja juhatav vestlus siis selle inimesega, kui ta tõesti ei ole valmis panustama ja arenema, aga ma tegelikult enne just tahtsin siin provotseerida natukene, et see on ju tegelikult loomulik ja normaalne, et mingil hetkel iga õpetaja jõuab võib-olla isegi mitu korda oma karjääri jooksul mingi tsükli tagant mingisse sellisesse, nagu ütleme, vastuseina oma professionaalses arengus. Kas või selles osas ma olen kuulnud kogenumatelt kolleegidelt, nagu Anna-Liisa ütles, et ütleme, et täiendkoolitustel käimise osas korraga hakatakse avastama, et ma olen justkui kõike teinud, mitte midagi pole enam uut õppida, kõigi vingete koolitajate juures olen käinud selles täiendõppes ja selles täiendõppes, et andke mulle midagi, mul on vaja midagi, et nagu areneda, et ma olen kinni, aga ma ei tea, kuhu minna ja olen nagu lõksus. Et see, ütleme, kinni jäämine, et mul on selline tunne, et see on paratamatus, on tsükliline, nüüd ongi küsimus, et kuidas mugavusse jäädes sealt välja saada, et ilmselgelt lahendus, mõeldes sellele, kui vähe meil õpetajaid on, ei ole see, et me igal õpetaja lubame ära minna koolist. Mis siis teha selles mõttes, et see on ju
absoluutselt oluline, kas või alustaval õpetajal. Mina mäletan, et mina ise kogesin kuskil seal 3-4 aasta peal esimest sellist tsüklit, kus ma tundsin, et esimene selline üliintensiivne õppimise faas on nagu läbi saanud, algamas on mingi uus faas ja ütleme, et väga palju olen kuulnud seda, et kuskil seal 10 peal on paljudel üks selline tsükkel, kus nagu kas jäädakse või minnakse ära. Kuidas hoida õpetajat nii-öelda selle sirutustsooni sees? No tohutult ulatuslik on ju Eestis koolisüsteem, väikesaare pisikesest koolist ja tohutute gümnaasiumiteni nii edasi. Siin on kindlasti erinevad variandid, et seda õpetajat hoida. Aga küsimus õpetajale endale, mis teda huvitab. Ja nüüd leida see väljundi koht. Ma kordan ennast, et kellel on väga hea baas, kellel on eeldusi kolleege toetamaks, palun, ta on ju koolis sees juhtiõpetaja mentor. Mugavustsoonist välja toomine. Meie näide, kui õpetaja oli 3 ringi käinud gümnaasiumiastmes klassijuhatajana, keeleõpetajana ja tõime ta alla 4. klassi klassijuhatajaks. Milline väljakutse. Õpetaja ütles, et kuulge, nüüd juba ütleb, et aitäh, et seda tegite, et mul ei olnud üldse vaja tasemeõppesse minna. Et siin ei ole ühte retsepti ja siin sellist mängumaad on ja siin on vaja kastist välja mõelda. Ja, et vahel on muidugi vaja seda tõuget ka võib-olla mitte niivõrd just kooli või lasteaiasüsteemi siseselt, aga võib ka ollagi mingisugune väline. Mulle näiteks omal siuke näide, kus ka koolis on neid võimalusi oluliselt rohkem, lasteaias tegelikult ju ei ole roteerumisvõimalust, ei ole eriti ka karjääri tegemisvõimalust, et meil on piirid hästi kitsad, et meil on vaja ikkagi siuke kvalitatiivne dimensiooni suurendamine leida ja õpetaja ka, kellel on väga-väga lai haare, kõike kohe ja korraga ja palju, jõudis just nii-öelda oma ummikseisu lävel olles koostööni Mondo ja maailmaharidusega, tegi maailmahariduse õppevara, hakkas nägema ise, mis mind eriti muidugi innustas, hakkaski nägema maailma täiesti uuel pilgul kaasas ühe lähedase kolleegi väga tugevalt endaga kaasa. Ülejäänud 10 tükki tuli ka natukene lähemale nii-öelda suurele maailmale ja nüüd on jõudnud otsapidi magistriõppesse ja tõenäoliselt võtab selle omal teemaks ka, et inimene sai uue hingamise, aga see eeldas ikkagi tema oma valmisolekut ja oma tahtmist. Et sellist organisatsiooni sisest roteerumist tegelikult alushariduses on seda praktiliselt võimatu teha, lihtsalt pole võimalust. Aitäh, minu arust on nüüd nii head näited mõlemad, et ma võtan need siit kindlasti täna kaasa, et ma arvatavasti ise mul pea plahvataks, kui ma peaks 4. klassi klassijuhatajaks minema praegu. Aga see on hullult äge näide. Ma arvan, et see selline ühtepidi siuke lämmatav, sundiv ümberõppe ja teiselt poolt selline maailma minek või vaba semester või selline, minu jaoks on kraadiõpped olnud need kohad, kus ma jälle tunnen, et nagu uus hingamine on. Et see ühtepidi, võib-olla ka selline läbi sunni väljakutse esitamine, see kindlasti nagu on äge, aga siin peab hästi ära tunnetama, kas see inimene ei murdu hoopis selle väljakutse all, et enamus meist on ju ikkagi õpetajatena väljakutsetest natuke huvitatud või minu arust vähemalt on õpetaja see, kellele meeldib väljakutse, olles ikkagi selline natukene uuriv tegelane, aga sellist vaba semestri hetke või sellist välisprogramme, neid võiks küll natuke rohkem olla. Aga kuidas nagu sellel ajal asendada seda õpetajat, kes koha peal peaks nagu igapäevastööd tegema, on võib-olla selline koolikorralduslik küsimus, siis millele Erli oskaks vastata, aga ma ise tunnetan, et neid vahetusprogramme just a la nagu Erasmus, aga pikemaajalised või nagu see Mondo omad on, et need on õudselt tegelikult. Aga see oleks väljakutse või ettepanek riigile tegelikult, et vaba semester või vaba aasta teha seadusega õiguspäraseks. Et miks see on mujal maailmas ju täiesti rakendatav praktika, et tegelikult ongi iga 2-5 aasta järgi, olenevalt riigiti ka, ongi ette nähtud õpetajal 3/4 aastat või aasta vaba. Äkki oleks aeg Eesti riigil ka see rakendada? Ja praegu, kui ma kuulen väga häid mõtteid selle kohta, kuidas õpetajad siis pidevalt selles sirutustsoonis hoida,
siin enne te rääkisite sellest, et mida nii-öelda selgem on mingi süsteem või selline läbimõeldum struktuur koolis või lasteaias, kuidas seda professionaalset arengut pidevalt kultiveeritakse, kas mingite võrgustike või ainevaldkondade gruppide ja õpigruppide kaudu on ju. Et seda elusam see töö on või sellesama juhi rolli andmise kaudu, et minul koolis oli täpselt sarnane näide, kus üks juba väga pikalt ametis olnud klassiõpetaja võttis endale VEPA programmi eest vedada ja ütles aasta klassiõpetaja auhinda kätte saades seda meie kollektiivis, et vot sellega tuligi tal õpetajana uus elu. Algas sellest hetkest, kui temast sai VEPA õpetaja ja VEPA eestvedaja meie koolis. Et selline täitsa uus professionaalne nagu teekond ja ka nagu nii-öelda mitte isegi ainult enda koolis, vaid selles kooli piirkonnas, kus ta hakkas nagu VEPA eestvedajaks, et anda neid tähenduslikke juhtimisrolle või nagu sellist vastutust, kui on näha sellist, mitte isegi kui on näha mugavustsooni jäämist, vaid et hoida pidevalt selles sirutustsoonis ja siis seesama vaba semestri või vaba aasta mõte. Ma mäletan Margus Pedaste, kes oli eetikakeskuse veetud väärtuste ja vastutuse ekspertrühma üks ekspertidest, käis välja selle mõtte, et võib-olla võiks olla nädalas üks vaba päev, kus õpetaja tegeleb enese täiendamisega. Mis te sellest mõttest arvate? Et kas see oleks kuidagi tehtav praegusel juhul üldse, et me loome enda kalendri nädalasse igale õpetajale ühe vaba enesearengupäeva? Mina natukene rakendan konkreetselt see sama õpetaja, kes magistris õpib, et ta ennast läbi põletaks. Kui ta küsib, ta saab, ma leian võimaluse, et annan talle. Ja samamoodi on töö korraldatud ka teisele, kes õpib samamoodi magistris. Aga ma nüüd ei tea, kas teiste puhul, kes õppida ei taha, kes ennast täiendada ei taha, hambarstil minek on ka vajalik muidugi. Et kui muidugi võib-olla on see teisest küljest jälle innustav. Mine vaata vähemalt mingit filmi kinos. Meil ju on nüüd 4+1 süsteem, et 4 päeva oleme kontaktõppes, 1 päev oleme distantsõppes ja veebitundides või juhendatud iseseisva tööga on lapsed kodus, et õpetajatel on see 1 päev tegelikult, mil nad saaksid enesearendusega tegeleda. Jah, on hambaarstil käimist ja puhkamist ja kinos käimist ka kindlasti. Võib-olla ei saa seda kõvasti välja öelda küll, mida ma jälle podcasti vormis teen, aga ma arvan, et siin on natukene võib-olla see koht ka, et kui on hingamise aeg ja puhkamise aeg, siis sellele peale tuleb ühel hetkel ka enesearengu aeg, see on selge. Aga mingis mõttes on seda õhku ka vaja. Aga mis nad teevad meil? Nad tulevad kooli ja õpetavad lapsi sellel ajal, et igasugused tugiõppetunnid, konsultatsioonid, lisamaterjalide väljatöötamised, sellised asjad kõik toimuvad ka sellel päeval, kui ei ole kontakttunde. Et see ei ole võib-olla, ütleme, enesearengu mõttes, aga see on küll professionaalne enesearendamine, et nad saavad nagu natukene rohkem tegeleda nii ettevalmistuse kui tagasisidestamisega. Mina pigem ütleks, et see on õpetajatel puudulik enesejuhtimine, ajajuhtimine, sest ega see, kuidas õpetajad töötavad, ta töötab koolis ületunnikoormusega ja ta läheb koju ja töötab. See on tegelikult üks põhjus, miks ta põleb läbi ja miks ta ei ole huvitatud ei enese täiendamisest ja ammugi maailma avastamisest. Et seda õhku on väga vaja. Ja võib-olla lootus on see, et kui ta saab paar kuud õhku, siis ühel hetkel hakkab ta ka ennast täiendama. Et see, et ta nüüd tuleb oma enesetäienduspäeval tööle, ma ei tea. Ma esitan jälle küsimuse, et milline õigusakt on seni seganud õpetajal 3 päeva koolis olla ja 2 päeva koolist ära olla? Puhas koolikorralduslik küsimus. Ja kui keegi seda teinud ei ole või rakendanud ei ole, siis saab tudeerida, kuidas mujal korraldatakse. Küsimus on pigem selles, et mida ta selle ajaga teeb. Et kui seda nüüd kõvasti välja presenteeridagi kui nii-öelda enesearendushetke, kas just terve päev, aga võta pool päevagi, tee pool ülesannetki.
No kui tal on eesmärgid püstitatud tööga seonduvalt, ju ta siis ikka midagi teeb ka, kusjuures õpetajat ikkagi tuleks käsitleda ikkagi täisloovisiksusena, eks ju. Ja panna teda nüüd raamidesse, et ta ei tohi laupäeva pärastlõunat ennast täiendada ja ta peab istuma kella, ma ei tea, 4-ni kolmapäeva õhtul koolimajas. No see ei anna tänases niisuguses ühiskonnas ja juhtimises see ju ei anna mitte midagi. Ma saan aru ja ma olen nõus selles osas, aga jällegi siin Margiti väga hea otsa välja, et minu kogemus on sarnane, nagu Anna-Liisa just nagu reflekteeris, et kui õpetajatele antakse vaba aega, siis nad kasutavad seda tavaliselt selle sama töö tegemiseks, mida nad teevad. Aga samas see on jällegi vajalik aeg, sellepärast, et siis sul on rohkem aega sellega tegelemiseks. Kui Erli ütleb, et õpetaja on loovisiksus, siis see loovus saab just tööle asuda siis, kui sul on aega selle asja nagu loomiseks. Rohkem kui mingi kindel arv aega näiteks igal õhtul või nädalavahetusel seal teiste asjade otsas. Aga mida klassijuhatajal peale suhete vaja luua on? Mida õpetajal peale õppimise tahte lapses luua vaja on? See oli nüüd küsimus või? Sellele oli selline viimasele retooriline küsimus, ehk siis me oleme keskendunud praegu küllalt pika aja ju õpetajale, loomulikult keskne roll õpetaja. Aga see on ikka väga palju ka väärtuste küsimus, et mis asi sellest õpetaja arengust edasi lapseni jõuab. Ja milline on see vaade? Kui tema nüüd ennast ainealaselt ikka jälle edasi arendab, väga tubli. Aga mis sellest lapsele kasu on? Kas klassis suhted paranevad? Ma olen nõus selle koha pealt, et selle õpitahte loomine on nagu hästi oluline ja see on ka võib-olla see, mis algab sellest, miks minnakse õpetajaks õppima. Et kui ei minna selle pärast, et tahetakse nakatada lapsi õpihuviga, tahetakse näidata seda, kui lai ja äge on maailm, see nende valdkond, mida on nad omandanud, siis õppida õpetajaks mingil muul põhjusel, kui muuta paremaks paigaks seda maailma, ma nagu ei näe. Et selles mõttes ma olen hästi nõus, et tegelikult see keskkonna loomine ja see motivatsiooni hoidmine või selline suhte hoidmine, see ongi ainus. Ma olen hästi seda meelt, et vahet ei ole nii väga sellest, mis see õpetaja seal ees räägib, kuidas ta räägib, kuivõrd see, kas tal on suhe õpilastega. Selles suhtes nagu 100% kirjutan alla. Kuid ma tahaksin siia lisada veel selle dimensiooni, et kui ta seal nüüd enese arenguga tegeleb, siis see on üks neid väheseid asju, mida on arendada väga raske, sest see on ikkagi isiksuse küsimus. Mul võib olla ka tahe olla liider, olla hea suhtleja, aga kui mul isiksusena seda ei ole, siis seda arendada, saab muidugi Fontese treeningud, millest siin jutt oli, saab läbi suhtlemistreeningute, aga olgem ausad, õpetaja hariduses jääb seda osa järjest vähemaks. Üha rohkem on pigem sellist tehnoloogilist poolt kui suhtlemistreeningute poolt. Just nimelt, Anna, nõus. Milline on see koolijuhi dilemma järgmise 10 aasta jooksul? Kas tal on vaja tugevaid ainealaseid didaktikuid majja või on tal tarvis neid, kes suudavad eeskujuks olla, juhtida ja liidrid olla? See on üks juhtimise dilemma laiemalt ka muideks ju järgmistel perioodil. Nagu me alguses rääkisime, et kõik algab sellest, kas inimene on liider või ei. Ma korraks tulen tagasi selle veel lõpetuseks selle Erli retoorilise küsimuse juurde, mis on võib-olla hea asi, millele iseseisvalt mõelda siis, kui on see taskuhääring ära kuulatud. Täna meil oli see fookus rohkem sellel õpetajal ja selle õpetaja rolli mõtestamisel, et õpiprofessionaal, mis see hüve on siis sellele õpetaja isiksusele, sellele loovisiksusele, aga see kaasnev küsimus, mis on võib-olla selle taga, on see, et mille jaoks üldse see õpetaja peab olema õpiprofessionaal, et mis on see hüve sellele õpilasele. Et kui me tahame, et sellel õpilasel oleks selline õitsev lapsepõlv ja temast kujuneks selline nagu igakülgne ja õnnelik isiksus, kes on tark ja vastutustundlik ja hooliv ja nii edasi, et mida me õpetajas sel juhul tema selle professionaalse arengu puhul peame nagu silmas pidama, kui me seda tahame, et kui see on seal kõige taustal. Või oli see, mida sa mõtlesid sellega, Erli, või oli midagi muud?
ma saan aru, et sinu selle retoorilise küsimuse nagu kese oli sellele, et kui me räägime õpetaja professionaalsest arengust, siis me peaks mõtlema sellele, et mida me tahame sellele õpilasele. Loomulikult. Oli see nii, eks? Et Loomulikult. see on tegelikult selle taustküsimus, on ju, see ma tooks metafoori praegult ju enda tähendab inimese elust, et kas me isa ja emana saame deklareerida pärast lapse sündi või pärast lasteaia lõpetamist, et nii, mina olen edasi ainult tiitliga, sina nüüd kasvad ise. Mina ei pea rohkem sinuga koos kasvama. Ei ju tegelikult niisugust absurdi oma suhetes ei tee. Me võtame vanemana enda kasvamist koos lapsega normaalselt, ju tavapäraselt. Täpselt sama hoiak ja selline enda rolli tajumine, selle kasvamise vajaduse tajumine peaks olema õpetaja puhul üks esmaseid asju, õppiv professionaal. Ja tuleb siis juurde ka see, et me oleme harjunud tegelikult nii-öelda õpetajana iseennast hindama ja meid hinnatakse ka mingite näitajatega, eks ole, ongi, lähed tundi, vaatad seda hetke või vaatad PISA tulemusi, aga me tegelikult ei ole oma tegevuse toime mõõtmist nagu harjutanud ja ei ole mõelnud selle peale, et ma olen õpetanud last küll algklassides 4 aastat, võib-olla mõnel õpetajal 8 aastat ja siis 2-3 aasta pärast nagu tulnud huvi, et kas minu tegevusel, kas minu õpetamisel, minu isikliku väärtuste edastamisel on mingi toime või milline toime see on. Lasteaias on seda suht lihtne teha, meil lähevad lapsed ära ja me 4 aasta pärast kuuleme, et oi, see laps, kes meil 4 aastat lasteaias malet õppis, on nüüd Harjumaa malemeister ja see on täiesti meie aktivasse kirjutatav saavutus. Et mitte elada selles tänases päevas, vaid vaadata ikkagi natukene ette ja mõelda ette, mitte homsesse, vaid tegelikult mul on tunne, et täna me peaksime vaatama juba ülehomsesse. Et tahame me või ei taha, meeldib või ei meeldi, me tegelikult oleme homsest päevast veits nagu maha jäänud. Et mõtleme siis ülehomsesse juba. Minul siin sobib enda mõtet korrata ja Margitit toetada, et hariduse tulemuslikkust saab mõõta 10 aastat pärast seda, kui õpilased on keskkooli ära lõpetanud, kui palju sellel lennul on lapsi, kui palju nad maksavad riigile tulumaksu ja kui palju on neil väärteomenetlusi. Need on kooli kasvatustegevuse tulemuslikkuse näitajad. Riigieksami tulemused, tasemetööd tulevad ja lähevad. Ja ka siin peaks riik vaatama üle oma nii-öelda mõõtmise kriteeriumid ja väärtusbaasi, et mida ikkagi mõõta, mida hinnata, kas tampida neid eksami tulemusi ja järjestada või ikkagi panna need hoopis teise järjekorda. Et lõppude lõpuks siis kõige olulisem on see õpetaja isiksusele suunatud ülesanne, see kasvataja roll, see väärtuskasvataja roll sellele õpilasele või? Lisaks Järli loetelule nendest 10 aasta kaugustest asjadest ka selle, et kui paljud neist oma lastele ütlevad, et õpetajal on õigus, palun kuula õpetaja. Et minu arust hästi oluline, minu jaoks on kõige suurem eesmärk õpilaste eest seistes see, et nad oleksid hariduse usku. See minu pärast tehku neid väärtegusid, kui tahavad politsei ja kohtusüsteem peab ka palka saama, aga peaasi, et nad kriminaalasju ei tee. Aga kõige tähtsam on see, et nad ei ütleks oma lastele, et ära õpetajad kuula õpetajad või mis temaga teab. Minu jaoks on kõige tähtsam see, et nad armastaks õpetajad haridust ja ütleks oma lastele häid asju õppimise kohta. Väga ilusad lõpumõtted. Võib-olla ma võtaksin kokku meie tänase arutelu nõndaviisi, et kuna te kõik olete organisatsioonidest, kes meie võrgustikus on eksperdi rollis ja meie eksperdid on ka meie võrgustiku teistele liikmetele olnud nüüd sellises kriitilise sõbra staatuses, aidanud püstitada neid kriitilisi enesevaatluskohti ja võib-olla neid küsimusi, siis kui te mõtlete sellele samale teemale ja võib-olla lõpetuseks püstitaksite mingid küsimused, millele tasub selle teemaga seoses mõelda veel isiklikult edasi, see kuulaja, siis mis see küsimus võiks olla? Võib-olla ka retooriline küsimus, nagu siin enne oli. Minul on 2 küsimust, mis puudutab professionaalset arengut.
alati retoorilised küsimused, mida ma olen ka kolleegidele öelnud. Üks on seotud palgaga ja ma olen öelnud, et kui homme on õpetaja palk 5000 eurot kätte, siis kes meist töötaks õpetajana edasi? Selles mõttes konkurents on siis hoopis teistsugune. Ja kas mina saaksin siis ka siin õpetajana töötada, kui see palk oleks 5000 ja järjekord oleks konkurentides selline, nagu ta oleks? See on üks küsimus professionaalse arengu koha peal. Ja teine küsimus on see, et kui ma homme ei saaks olla õpetaja, kes ma tahaksin olla? Minu küsimus on juba tuttav osadele. Kui koolidel ja koolijuhtidel oleks 2 korda rohkem raha, kas koolid oleksid 2 korda paremini juhitud? Ja ma jään juhtide juurde, mis on koolijuhi juures see, mis iseloomustab teda tippjuhina, ennast ärimaailmaga võrrelda, kuhu sa lähed, kui sa enam koolijuht ei ole. Aitäh, Herli. Ja Margit, sulle lõpusõnad. Mul ei olegi küsimust, ma pigem ikkagi tahaksin seda, et õpetajad leiaksid endal julgust, endas nii palju julgust, et minna laia maailma ja kaasata kogu maailma oma õppeprotsessi, et me saaksime nagu seda laiemat vaadet ja need lapsed, kes meiega koos kasvavad, oleksid ka nagu julged ja targad. Et kaks omadust, mis on omavahel hästi seotud ja siis me nagu on lootust, et me muudame ka natukene maailma, kes rohkem, kes vähem, aga me tunneme, et me oleme osa sellest maailmast, me võtame vastutuse selle maailma eest ja selle läbi nagu eesmärgistame oma elu. Et kas õpetajatena oleme ise valmis seda tegema? Kui oleme, siis on lootust, et meie õpilased ka seda teevad. Aitäh, Margit, Herli ja Anna-Liisa, et aitasid meil alustuseks mõtestada seda sama õppiva professionaali mõistet. Kindlasti need arutelud jätkuvad ja ilusat päeva kõigile kuulajatele.